Tal 2014, kui ma esimest korda üldse open mic'ile sõitsin Paidest Tallinnasse, mul oli nagu väikse siukse nagu, no ma räägin sulle päriselt, vaata siukene paberilipik nagu sellest Fortune Cookist tuleb, siuke väike, mul oli selle lipaka peale kirjutatud McDonald's, that's it. Aha. Ja ülejäänud kõik, mis ma seal rääkisin, need 6 minutit, ma lihtsalt värisedes mõtlesin ka kohal välja, ja see kestis nagu mitu aastat, nagu mitte kirjutamine, sellepärast, et ma rääkisin... Aga kas sa McDonaldsist rääkisid siis? Jah, ma alustasin sellega kohe, kui ma läksin, see oligi nagu alguse lipik, et alustad sealt ja vaatad, kuhu see läheb, vaata. Muidugi väga bänger oli nagu see open mic ja väga paljude inimeste esimesed open mic'id on bängerid, sest et see on esimene kord, vaata. Aga siis nagu mitu aastat ma ei kirjutanud, ma nagu valisin selle tee, et ma lihtsalt lähen ja võtan mikri ja räägin nagu. Ja üks päev, mind suunati, ma alguses tegin Comedy Estonia poistega seda teed läbi, väga nagu hea kogemuse, nagu siuke aluspalk vaata sealt poolt ja siis nagu mingi moment nagu, anti signaal, et kuule viitsid, et proovi kirjutada ikkagi nagu, lihtsalt proovi nagu. Ja siis ma kirjutasin kodus mingi 2 A4 täis nagu sõna-sõnalt välja selle, mis ma oleks tahtnud siis nagu koha peal improviseerides toota, Ja mitte ükski inimene ei naernud 7 minutit nagu. Ehk siis ma sain aru, et mina sellel nagu antud momendil, kui kirjutan, ma ei oska, nagu see ei tööta mulle hetkel kirjutamisega. Nüüdseks on 9 aastat möödunud sellest esimesest päevast, 9 aastat täiesti pikkis. Ja ma kirjutan. Ja nüüd töötab? Ja nüüd töötab tõesti väga hästi. Ja ma kirjutan nagu, igal ühel on kindlasti oma kirjutamise viis, aga ma kindlasti nüüd alati kirjutan ja kui ma käin rääkimas seda, siis ma kirjutan teda ümber. Et ma nüüd tegelen sellega kogu aeg ja olen aru saanud, et see teeb lihtsalt minu tööd laval nii palju kergemaks, kui sa ikkagi nagu konkreetselt valmistud oma asjadeks, teed kodutööd nagu. Et kunagi ma isegi nagu praegult ma esitan tundi, eks ole, meil on tuur nagu ja kunagi, kui ma näiteks läksin esinema ükskõik kuhu, ma nagu ei harjutanud mitte midagi, üldse nagu. Nüüd ma räägin oma kassile kodus nagu ka tundide viisi, sest oma ette mõõdan aega stopriga, kaua ma saan rääkida midagi, kas ma pean sealt jälle mingi kõige nõrgema lause välja lõikama, vaata, et sa ütleme nii, et sa tegelikult harjutad ikkagi professionaalseks koomikuks, Sander Õigus ütles kunagi jumal õigesti kuskil 15 aastat. Siis sa oled nagu alles, saad öelda, et sa oled pro. Selle aja sees sa käidki nagu nii palju seda erinevalt üles-alla kogemuse teed läbi, vaata. Et sa nagu õpid ennast, õpid nagu seda, kuidas inimesed sind võtavad. See on tegelikult hästi suur nagu ring, kus on nagu mingi 1000 erinevat seda haru, vaata. Ja sa töötadki igat asja ainult paremaks kogu aeg. Aga jah, ütlen kindlasti, et kirjutamine on oluline ja kindlalt täiega efektiivne. Eesti esu.